Legendaarne Kuku loovinimeste klubi tähistab sel aastal juba 84. tähtpäeva ja selle auks on siia Kuku ruumidesse üles seatud ka üks väga eriline näitus. Ja me tulime uurima, et kes siin näitusel kohal on, mis tööd siin on ja ma näen, siin on ka näituse kuraator ja maalikunstnik. Tere, Tiina! Kas sa saad meile äkki rääkida kiirelt, et kelle tööd meil siin üleval on? Saan küll. Tõesti ja vaatame ringi. Nii, kõigepealt ma ütlen, et kogu see näitus on Kuku klubis. Kuku klubi on vana väärikas koht, mis sai 84-aastaseks. Ja eksprompt oli mul võimalik see klubi haarata ja teha näitus kunstnikest, hästi erineva põlvkonna kunstnikest, kes on siin väga palju aega veetnud, siin palju loomeideid korraldanud, näitusi, korraldanud pulmi, korraldanud matuseid, korraldanud sünnipäevi. Siin me oleme pidanud oma koosolekuid ja kongresse ja olgu see paik jälle kunstnike päralt. Ja nüüd ma näitangi, siin on 11 kunstnikku, palun minu enda töö. Millest see töö räägib? See töö räägib tõuse lendu. Siin edasi on Jaan Elkeni töö. Siin on meil kunstnik Tarvi Laaman, kes on otse Jamaikalt tulnud ja teeb tänaseid rütme, nii et kes seda näeb, tulge ruttu kippadi kohale, täna on väga hea disko. Mis te Jamaikal tegite? Kunsti tegelikult. Järgmine nädal on mu näitus avamine, et tulge seda ka vaatama. Ja kas täna tuleb ikka Jamaika vääriline pidu? Võib-olla paremgi. Nii, kes meil siin veel on? Näidake edasi. Siin on Karl Kristjan Nagel. Palun, tema pilt on seal, aga ta ise istub oma abikaasa Tiiu Rebase pildi all. Ja seal on Tiiu Rebane imekaunite piltidega, väga moodsad pildid ja nende kohta on juba palju küsitud. Nii, Tiina, aga ma jätan siin nüüd korraks siia. Ma näen, seal eemal on veel meil väga toredaid kunstnikke. Vaatame edasi. Siin on arhitekt ja maalikunstnik Künnap, keda ma siin kaugel näen. Tere, kas tohib korraks teie jutule vahele segada? Ma lähen ära. Nii, tere, rääkige mulle natuke, mida teie jaoks Kuku loovinimeste klubi tähendab? Eks ma olen üks staažikas liige siin. Kui ma olin noor algaja kunstnik ja arhitekt, siis ma siia sattusin, ma ei oska öelda, kuskil 70-ndate, ma ei tea, keskel või. Ja siis mind hämmastas see õhkkond, mis siin oli, siuke vabadus ja samas see loojate omavaheline niuke klapp, et kõik erialad siin, kunstnikud ja arhitektid ja luuletajad ja näitlejad ja nii me siin olimegi ja nüüd praegugi, vanad sõbrad siin veel praegugi, tore on siin need kohata täna. Et me siis koos me seda maailma avastasime. Nii et täna kestab veel pidu pikalt? Loodame, jah. Aga rääkige natuke oma piltidest, ilusad maalid, mida need teie jaoks kujutavad? Siin mul on üks autoportree väljas, siis seal on nagu, ma ei tea, midagi minust, eks ole, niukest natuke müstikat ja natukene nalja ja absurdi. Aga need linnapildid, ma neid hakkasin kuskilt 7 aastat tagasi, ma käisin seal Santorini saare peal ja ma hakkasin seal tegema aga nüüd on see Santorini motiiv läinud natuke abstraktsemaks, et ma enam lihtsalt mingi minu linn või mingi mälestuse linn või unelmate linn või mingi natukene isegi mingi, öeldakse, Santorini oli mingi Atlantise niukene võimalus ja vaata arhitekt ei saa ju kõiki oma maju ehitada ja siis ma panen oma mingid unelmate, mulle meeldivad mingid rasked majad ja ma maalin võib-olla ka oma unelmate projekte võib-olla, näiteks nii, jah. Suur tänu teile ja ilusat pidu teile ja ka televaatajad, kui te veel soovite. Nii, aga palun, jaa. Lembit Sarapuud, meie kõige auväärsem kunstnik, kes on meie signatuurtöö autor ja... No ajame juttu ka. Teie maal siin kujutab? See on kohtumine esivanemaga, keskustelu esivanemaga. Ja see on nagu näha, siin on üks ajab teisele head juttu, aga teisele ei meeldi see jutt eriti. Aitäh teile. Aga kes veel soovib, siis pidu alles hakkab ja maalid on siin veel pikalt üleval, nii et tulge kindlasti vaatama.